Kui esimestel aastatel oli näiteks hästi palju kasutusel ühekordseid nõusid, siis nüüd on seda vaid mõnedes üksikutes puhvetites, kus tõesti see nõudepesu on väga komplitseeritud. Näiteks sellel aastal me loobusime ka trükitud materjalidest suures osas, nendest üksikutest jagatavatest kaartidest, vaid olid suured kaardid. Ja külalised said päris hästi hakkama, et tuleb külalisi õpetada ja suunata, et kus selle informatsiooni kätte saab puhvetite kohta. Ja päris mitmed puhvetid on juba läinud ka seda teed, et on hakanud prügi sorteerima. Küll küsimus on lõppkokkuvõttes selles, et kuhu see prügi kas ta jõuab lõpuks ka eraldi lõpuks sorteerituna läbi prügiautode prügimägedele või lõpeb ta ikkagi ühes kohas prügiautos, aga see on teine küsimus. Ja mis veel, soovitame alati puhvetipidajatel kasutada kaasamüüsik selliseid valmislahendusi, et enamikel on olemas tohututes kogustes ju purke näiteks, et kasuta neid, mis sul olemas juba on, et ära mine seda lihtsalt vastupanu teed, et mine nüüd poodi ja osta kotte või karpe juurde. No väikseid detaile saab alati lisada. Ma ei kujutagi ette, et kui me oleksime 6 aastat tagasi öelnud kõigile puhvetipidajatele, et nii, et ei on ju ühekordsetele nõudele ja sorteeri ja see ja teine ja kolmas, et palju neid siis tulnud oleks. Et selliste väikeste sammudega kogu selle seltskonna harimine või kaasamine, et ma arvan, et see töötab kõige paremini. Sibulade piirkonnas on mitmeid takistusi ka. Näiteks kommunikatsioonis on üheks takistuseks see, et me tegutseme ikkagi Eesti-Vene kultuuriruumis ehk et ühelt poolt see keeletakistus ja teiselt poolt siis ka võib-olla mingisuguste ootuste või väärtuste või arusaamade takistus. Et sellega tuleb tegeleda, aga üheks suurimaks probleemiks on ikkagi Peipsi-äärsetes külades meie piirkonnas joogivesi, mis kipub suve lõpuks kaevudest otsa lõppema. Ehk et see juba siis välistab selliste tavataldrikute topside kasutamise, kui sa neid pesta ei saa korralikult. Samamoodi siis peab joogivee sisse ostma. Et need on, ma arvan, siis meie jaoks kõige suuremad väljakutsed. Kindlasti toetab ühiskondlike väärtuste muutumine, ehk et nii külalised tahavad juba ka ise panustada, ma vaatan, et tihti vaadatakse puhvetis ringi, et kuhu ma saan panna nõud ja kuhu ma saan panna mingid toidu ülejäägid ja kuhu ma saan midagi ära panna, et tahetakse juba näiteks sorteerida tihti. Et jah, et mida teeb nii ajakirjandus kui igasugused projektid, nagu seesamune projekt, millest teie siin praegu, millega te alustate, eks, et need kõik aitavad kaasa, ehk see nõudlus tõenäoliselt, mis tuleb külaliste poolt, et see ongi kõige suurem käivitavam jõud. Kohalikul omavalitsusel on tõenäoliselt mitu erinevat moodust, et kõige lihtsam oleks võib-olla minna nõudmiste teed, et me annamegi loa sellistele üritustele, mis täidavad neid keskkonna aspekte näiteks. Aga alati tuleb kaaluda, et kas konkreetsel üritusel on ka võimalus kõiki neid aspekte kohe niimoodi hopsti ära täita, või see tulebki, nagu ma rääkisin, teatud vinnaga, et võtad ühe, võtad teise nõudmise ja täidad neid aasta-aastalt rangemalt. Aga kohalik omavalitsus, vähemalt meie piirkonnas, saab kindlasti kaasa aidata sellistel sündmustel läbi kaasamõtlemise, et kuidas seda, et kas me saaksime kuidagi ka ürituse korraldajat aidata, a la prügiveol näiteks, või prügi sorteerimisel, kui see prügi nüüd sorteeritakse, kuidas seda siis ka eraldi kategooriates saaks ära vedada. Ja siis ikkagi see suur veeteema,
kuidas ometi saada Varnjast Kolkjani ja ka Ninaküla, et selline ühtne veevärk. Et see aitaks mitte ainult sündmuse puhul, vaid ka ikkagi igapäevaelus kohalikke päris palju.